1/64 finaali mängus on vastamisi Rakvere jalgpalliklubi Tarvas ja FC Soldiers. Ootumisliis on 3-0, Tarva Ruumandoona autor Joonas Lias. Vahetus ise käisid vaadata. Seis on 6-0. Toomas Kiil. Hästi, panna! Vastane küll teab, mis kõvast puust ei olnud, 6 liiga-aastat madalamal meist rahvaliiga tasandil, aga mis maitse sellest mängust jäi? Eks enesekindlus sai kindlasti juurde, et alguses väga ei saanud vedama, aga paar taktikalist vahetust ja hakkas tulema, sai mängu käima ja keskel hakkas ka palju käima ja viisime äärtele, tõime sisse, lõime omad ära ja eks muidugi oleks võinud mõne veel lüüa ja oleks võinud palju veel lüüa, aga siin juba läks. No ise skoorisid täna 5 korral, jäid sa rahule või jäi veel mingid võimalusi kuskil kripeldama? No eks mõni võimalus ikka kripeldama, aga ma arvan, et on täitsa rahul võib-olla, et sai seal harjutatud veitse. Et siin tulin just kaitsevest, et pole ammu trenni teinud, et nüüd väike siukene normaalne mäng peale ja ma arvan, et hakkab tulema. Ja nüüd on aega siis pühendada rohkem treeningutele, mängudele?
Ja täpselt nüüd, et suvel hakkab tegema trenni siin kõvasti ja proovime meistriliigas ka tõsta seda taset ja võtta neid punkte ära. No meil on 2 põnevat vastasseisu ees nüüd juunikuus, 9. juunil Tammekaga ja 19. FC Floraga. Floraga hooaja üks esimesi mänge läks ikka totaalselt aia taha. Kas kodus teeme vigade paranduse? Kodus proovime kindlasti teha vigade parandused, proovime mängu käima saada, trenni kõvasti teha siin suve alguses ja proovime panna palli käima ja ise natukene teravamad olla ja ära hakata lööma. Rego Sõde, Rahvaliiga meeskonnale on Eesti karikavõistlustel osalemine kindlasti selline huvitav kogemus. Täielikult. Meie ülesanne oligi, meie suur lootus oli saada meistriliiga sats vastu ja nii läks paraku, saime ka. Kas vastane oli see, keda lootsite või tahtsite veel kedagi kõvemat vastu saada? Ma ei ütleks. Ma arvan, et iga valik Premium Liigast on hea katsumus meile ja saame ennast proovile panna ja nii me lootsimegi. No Rahvaliigas on väljaku mõõtmed vist oluliselt väiksemad kui muudes sarjades. Osaliselt küll, jah. Osaliselt on, et mõni sats mängib 11 mehega ikkagi täisväljaku peale, aga enamus need väljakud ei vasta ikkagi päris mõõtmetele, et nii ta on. Ma tean, et teie klubi on nüüd värskelt loodud, asutatud, et Rahvaliigas samuti debüteerite sellel hooajal. Just nii, et novembris sai siis klubi loodud ja nüüd me vaikselt treenime, et see on meil esimene hooaeg. Teil on üsna kirev seltskond, et jalgpallurite kõrval on siin ka muude alade esindajaid, kes mängib korvpalli ja kes mida? On ikka jah, eks siin olegi korvpallureid ja endiselt on kõik erinevaid spordialasid teinud, et kes on ujunud ja kes mängib pokkerit, et nii ta on. Milline mulje või millised emotsioonid tänasest mängust kaasa võtate? Täielikult positiivsed, et see esimene 29 minutit, mis me suutsime Tarvast nulli peal hoida, et sellega jäi väga rahule ja siis tulid kiirelt 6 väravat ja tahtsime, et teisel poole oleks sisuliselt sama seis, aga lasime ühe rohkem. Aga jääme rahule, mängisime motiveeritult. Aitäh teile ja edukat hooaja jätku Rahvaliigas. Samamoodi, ma soovin edu Tarvasele, et nad saaks kodus ka Premium Liigas mõne ära löödud. Jaoks on karika hooaeg sellest aastast läbi.